Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Rahapesu andmebüroo annab teada, et järgmisest nädalast on kõik pangaarved avalikud ja kõik inimesed saavad kõikide inimeste pangaarvetele ligi. Ülekandeid ei saa küll teha, aga saab vaadata, kuhu ja milleks on ühe või teise inimese raha kulunud. Selline avalikustamine teenib kõikide huve, sest sageli ei saa inimene ise ka aru, kuhu tema raha kaob. Teiste inimeste arvetele ligipääs annab võimaluse teha järeldusi, õppida kas vigadest või edulugudest ja nii saada paremini ka ise raha targaks. Avalikud pangaarved muudavad kogu ühiskonna avatumaks ja sidusamaks, märgitakse ka valitsuse teates. Riigikogu kultuurikomisjon tegi ka täna hommikul veel ühe olulise otsuse veelgi olulisema ehituse rahastamise osas ja selleks on vajalike summade eraldamine kergeusu kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Kiriku ehitamine on ülioluline ja inimestele vajalik samm, sest riigis elab suur hulk kergeusklikke ning just neil seni oma kirik puudus. Mitmel korral on kergeusklikud alustanud raha kogumist kiriku ehitamiseks, ent iga kord on see raha lõpuks kadunud ja kirikut ei paista ikka kusagilt. Kergeusk on maailma mastaabis suurima järgijate arvuga kirik, mis on aastaga muutunud kandvaks usuks üldse, kuid riik ei ole seda seni tähele pannud ja Eestis on ainult üks erakond, kes kergeusklikega süstemaatiliselt tegeleb. Kergeusu kirikus hakkavad toimuma tulevikus ka regulaarsed rumalateenistused ja kirikujuhtide sõnul loodavad nad, et teenistus kujuneb korralikuks. Valitsuse nõupidamisel eile tõdeti aga, et järjest suureneb Eestis võlgadesse sattunud inimeste arv. Eriti teeb valitsusele muret asjaolu, et lisaks tavapärastele üüri, gaasi, elektri ja veevõlglastele on viimasel ajal oluliselt suurenenud ka tänuvõlglaste arv. Kui möödunud aastal oli tänuvõlglasi 12% elanikkonna üldarvust, siis sellel aastal on inimeste arv, kes valitsusele tänuvõlgu tõusnud juba 47%-ni. Keskmiselt on iga Eesti Vabariigi elanik valitsusele võlgu 4–174 tänu, nende hulgas ollakse võlgu keskmiselt 112 000 siirast tänu. Kui tänuvõlglaste arv peaks veelgi kasvama, on valitsus sunnitud juba enne järgmist nädalat võlgade kättesaamiseks pöörduma inkassofirmade poole. Ja veel, valitsuse maksude väljatöötamise keskus annab teada, et lisaks automaksule on plaanis kehtestada peatselt ka rämps toidu söömise maks. Ühekülgselt ja ebatervislikult toituvad inimesed on riigi rahakotile ja ka keskkonnale sama kahjulikud kui suure kütusekuluga autod. Paljud sõidavad kütust rüüpava sõidukiga selle asemel, et osta uus ja säästlik. Veel enam on inimesi, kes söövad ainult makarone, joovad ketšupit peale ja koormavad sellise käitumisega hiljem tervishoiusüsteemi. Söömise maks peaks panema mõtlema, et kallimas restoranis kvaliteetset toitu süües on kokkuhoid inimesele tegelikult suurem. Kõige viimasena pakutakse välja rahapuuduse maksu, sest seda puudust tuuakse kogu aeg ettekäändeks, et mitte üle minna keskkonnasäästlikumale käitumisele. Eetris olid uudised.